Tere, mina olen Jane Ingodust ja täna ma vestlen aiakujundaja Maria Palusaluga. Küsimus sulle suurte lillepeenarde teemal. Ehk oskad meile täpsustada, kuidas neid siis rajada, mis on oluline arvestada, milliseid taimi sobib kokku panna ja milline üldse võiks olla siis selline suur taimekooslus, mis oleks võimalikult hooldusvaba? Kõigepealt tere minu poolt ka, et ma räägiksin siis natukene, kuidas siis saada sellist rikkalikku püsirille peenart, sellist taimekooslust, mis siis oleks kevadest kuni sügiseni, isegi talvel siis veel ilus. See järjest rohkem tuleb ka ütleme trendides see sisse, et see kooslus ei ole ainult siis lillede õitsemise aeg ehk siis kevadest sügiseni, vaid tuleb ka sisse see hall värv, pruun värv, must värv, mis siis tuleb hilissügisel, talvel, kui enam ütleme püsililled ei õitse, kui enam seda värvi enam ei ole. Ja millest peaksid siis alustama? Kõige esimene asi ongi see, kui sa tahad enda aeda sellist peenart, sa peaksid vaatama esimese asjana, milline sul see aed on, mis sul seal olemas on, mida sa peaksid seal muutma, et seda peenart siis saada, kuhu sa seda peenart siis teha saaksid. Asukoht on väga oluline. Sa pead teadma ka, mis on sinul need mullatingimused, mis on valgustingimused, kui niiske sul see muld on, kui toitainete rikas. Sest et kui sa neid tingimusi ei tea, siis sa ei saa mitte mingi valemiga ütleme koba peale sellist ilusat peenart rajada või üldse planeerida, sest et taimedel on kõigil siis oma nõudmised. Igaüks tahab siis erinevaid tingimusi saada, et nad siis seal hästi tunneksid. Ja miks nad peavad seal hästi tundma, sa võid muidugi kuskil täiesti liiva peal kasvatada ka pojengi, aga see ei ole sul siis ütleme nii-öelda hooldusvaba kooslus ja see pojeng ei tunne seal ennast nii super hästi ja ta ei pruugi sul siis nii lopsakalt õitseda, kui ta õitseks siis teises kohas. Ühesõnaga, selleks, et seda toimivat kooslust endale siis saada, pead sa teadma, mis need tingimused on. Tihtipeale ma kohtan seda, et inimesed kasutavadki selliseid, ütleme neid taimi, mis neile meeldivad, nad on kuskilt kas aianduskeskusest, ehituskeskusest mingid taimed ostnud ja maha istutanud ja ei ole nagu seda taime hingeelu siis täpsemalt uurinud või väga pealiskaudselt uurinud. Ja tulemuseks ongi see, et need taimed ei kasva, need taimed on haiged, kidurad. Mis veel võib olla, kui näiteks ei tea täpselt, millal neid ümber istutada või jagada, siis taimed lähevad välja, ei ole külmakindlad, samamoodi jäävad kiduraks, hakkavad siis, no neil ei ole sellist lopsakat kasvu, et see on väga oluline. Ja selleks, et seda istutusala siis saaksid endale, ongi kõige esimene teada, mis sul siis seal aias olemas on ja selle järgi hakata siis endale istutusplaani koostama. Istutusplaan on siis kõige alus, mis siis aitab sul seda kooslust paberil läbi mõelda, et siis pärast võimalikult vähe siis neid vigu teha, võimalikult vähe siis raha sellele raisata, et sa näiteks valesid taimi kasutad. Et selle paberi läbimõtlemiseks näiteks meil on üks hea koolitus, üks lühike koolitus, kus me näitamegi siis samm-sammu haavalt, milliseid samme sa pead läbima, et seda ilusat peenart saada, milliseid taimi kasutama, kuidas sa selle üles ehitad nagu täiesti etapiliselt selle peenra, et ta toimiks. Et pärast me paneme selle lingi siia alla, kust ta sinna pääsed. See on siis terve suve õitsva lillepeenra planeerimise koolitus. Siis milliseid taimi sa võiksid eelistada selleks, et saada siis väga, ütleme, hooldusvaba peenart, võimalikult hooldusvaba peenart. See täielikult hooldusvaba peenart
selles mõttes, et sa istutad maha ja enam kunagi midagi tegema ei pea, sellist olemas ei ole. Kui sa istutad maha ja midagi enam ei tee, siis sinna peale kasvab mets. Sama sa võid loodusest jälgida, kuidas see on, kui sa mitte midagi, ütleme 10 aastat põllu peal ei tee. Siis kasvab lihtsalt meie kliimatsoonis kasvab sinna mets peale. Ja kuidas sa seda siis saad, tulebki eelistada selliseid taimi, mis on külmakindlad, mida sa ei pea eraldi kinni katma. Siis kui sa jälgid neid mullastiku tingimusi, siis sa ei pea neid eraldi kastma, sa ei pea võib-olla isegi eraldi väetama. Mõne taimed puhul sa pead teadma, kas sa üldse neid väetada tohid, sest kui sa taimed üle väetad, siis esiteks nad võivad muutuda külmaõrnaks ja teiseks nad viskavad ennast pikali, sest nad on nii lopsakad. Ja kui nende loomuses ei ole siis suur toitainete sisaldus, siis nad ei näe ilusad välja lihtsalt. Siis õiterohkus taimede valikul sa võiksid vaadata sellist asja. Esiteks, kui kaua nad õitsevad, millised need õied on, milline on siis nende üldine väljanägemine. Et tihtipeale unustatakse see üldine väljanägemine ära, et vaadataksegi poest emotsiooni ajal, et milline see taim praegu on, et näeb ilus välja. Värskelt just näiteks Hollandist tulnud uus kaup ja ostetakse see taim. Aga kui sa ei tea seda taime tausta, milline ta siis tegelikult aasta lõikes välja näeb, siis võib väga lihtsalt ka nii-öelda puusse panna ja see taim ei pruugi üldse sobida siis sinu peenrasse. Et see taime tundmine või natuke selle tausta uurimine, see on hästi oluline. Siis õitsemise kestus samamoodi, et mida kauem see taim õitseb või mida kauem ta sulle efekti peenras annab, seda parema väärtusega ta sinu jaoks tegelikult on, seda paremat efekti ta siis sul peenras annab. Kusjuures peenras saab kasutada ka lühiajalise õitsemisefektiga siis taimi. Näiteks just varasuvel on see periood, kus ei ole väga palju taimi, mis pikalt õitseksid. Siis kasutatakse ka selliseid taimi, mis siis lühidalt õitsevad, aga mis siis väga uhket efekti annavad. Näiteks idamagunad on sellised taimed. Ja mis siis esutataksegi vastavasse kohta, et mitte esiritta. Siis lühiealiste kasutamine annab siis peenras ka juurde väga palju. Et kui sa tahad sellist päris nagu võimalikult hooldusvaba, siis lühiealisi seal sees eriti ma kasutada ei soovita, sest et need nõuavad eraldi siis hoolt. Või kui sa tahad katsetada, siis muidugi võid katsetada, need annavad väga palju juurde. Ehk siis see on nagu samm edasi, kui sa oled juba natuke edasi jõudnud ja oled siis valmis seda proovima. Lühiealised on näiteks raudrohud, mis siis tahavad aeg-ajalt ümberisutamist saada, et nad siis ilusalt püsiksid. Siis millised taimed sobivad omavahel kokku ja millised mitte? Algpunkt, millest lähtuda, ongi see kasvukoht. Kindlasti vaata siis seda kasvukohta, millised taimed omavahel kokku sobivad selle kasvukoha poolest. See on esimene. Teine on see, et omavahel kokku ei sobi näiteks sarnase õiekujuga ja näiteks erinevate värvidega taimed. Kui me räägime näiteks samast liigist, sarnase õiekujuga võib kokku sobida küll, aga kui sa räägid nüüd samast liigist, ehk siis sul on floksi peenar, kus sul on 10 erinevat floksi sorti, siis see näeb võib-olla hea välja siis, kui floksid õitsevad. Aga kui nad ei õitse, ehk siis enne ja pärast, siis peenar sul hea välja ei näe. Piet Odolf ütleb ikka hästi, et hea valgusega saab hea pildi igasugusest aiast, ka halvast aiast. Aga halva valgusega head pilti saada heast aiast
siis see aed peabki hea olema ja siis selle järgi sa saadki teada, kas see aed on sul hea kompositsiooniga, head struktuuridega, mis on nagu kokku omavahel pandud või ei ole. Ehk siis sa pead jälgima, kas seda taime õiekuju, lehtede kuju, üldse taime haabitust, kuidas nad siis omavahel välja näevad. Värvide valimine, ütleme, värvide valik on oluline ja värvidest ma räägin ka kusjuures sellel koolitusel, mis ma enne mainisin, et kui sa valid värve, siis katsu kasutada ühte värviskeemi, et sa ei sega nagu erinevaid omavahel, sest et siis muutub see väga kirjuks, väga selliseks rahutuks. Ja muidugi struktuuride kasutamine muutub järjest olulisemaks, et struktuurid, Pitodophil on näiteks struktuurid esikohal, värvid alles teisel kohal. Siis hooajalisusest rääkides ja põõsastest, et põõsad sa saad kindlasti kasutada püsillepeenras. Nende puhul tuleb samamoodi vaadata seda üldpilti, mitte siis ainult seda õitsemist, sest põõsad õitsevad üsna lühikest aega. Sellist pikalt õitsevaid põõsaid on päris vähe ja osad põõsad, mis siis pikalt õitsevad, ei ole siis üldpildis tegelikult üldsegi ilusad. Et põõsaste puhul tuleb seda siis jälgida, et pikaealist muljet, pluss siis ka, kuidas nad siis talvel välja näevad, sest põõsad jäävad ju ka talveks. Et seda tuleks siis jälgida. Siis mitu taime võiks istutada, et nad siis ilusti mõjule pääseksid. Sellest ma räägin kusjuures ka sellel samal kursusel, aga kui ma üldiselt ütlen, siis istutusskeeme on erinevaid. On selliseid istutusskeeme, kus siis istutataksegi läbisegi istutus, kus on, mille nimi ongi segaistutus, kus siis ei ole suuri gruppe, vaid ongi siis läbisegi istutatud, aga on samamoodi kasutatud korduseid, on kasutatud suuremaid, väiksemaid püsililli. On ka olemas siis selliseid istutusskeeme, kus siis kasutatakse laike, kus siis kasutatakse isegi massiistutusi, et see oleneb täpselt sellest, kui suured need grupid on, millist istutusskeemi siis oled otsustanud kasutada. Ja kui sa siis kasutad näiteks seda juhtpüsikutega istutusskeemi, mida ma siis täpselt seal koolitusel näitan, kuidas see üles ehitatud on, siis seal ongi nii, et suured kõrged juhtpüsikud istutatakse siis 1 kuni, ütleme, maksimaalselt 5 kaupa gruppidesse. Väiksemad püsikud siis 5 kuni 7 kaupa. Ja siis ütleme, need pinnakatjad, vahetäitjad, need siis võivad olla päris suuremates gruppides, ütleme 10 kuni 17, oleneb siis taime suurusest ka väga palju, kui suured grupid siis, mitu taime ühte gruppi sobib. Ja eks igal taimel ja taimerühmal on see erinev, et seda ei saa nagu üks-ühele öelda, et nüüd nii on. Ja kuidas sa selle peenrasest võimalikult hooldusvabaks saad? Esiteks see plaan, mis sa teed, et need taimed oleksid sul õigete vahekaugustega. Ütleme nii, et osades istutusalades kasutatakse kuni 11 taime või isegi rohkem taime ruutmeetri kohta. Teistes kasutatakse 3, 4, 5 taime. Et see oleneb taime suurusest, kui suureks ta siis kasvab. Oleneb siis sellest, kui palju sa oled valmis siis panustama oma aega selleni, kuni see taim siis selle suuruse saavutab. Ja väga tähtis on ka see rajamisel, et sa teed õige ettevalmistuse, ehk siis sa teed selle peenra juba algusest peale umbrohuvabalt, sa rajad selle umbrohuvabalt. Mis see tähendab? See tähendab seda, et sa võtad välja sealt juurumbrohud. Kui sa neid välja ei võta, siis
siis see peenar sul kindlasti hooldusvabaks kunagi ei saa, sest need püsiumbrohud, siis ütleme naat, orasheim, põldosi, ohakas, need kasvavad kõik siis sinu püsilillede sisse ja neid sa sealt enam nii lihtsalt kätte ei saa. Vot. Aga praegu ma ütleks, et praegu see ongi see nagu põhituumik, mida sa peaksid siis teadma, et siis saada sellist rikkalikku püsilille peenart, mis siis toimiks hästi. Kuule, tänud, Maria. See oli nüüd küll põhjalik ülevaade. Ja kõigile teile, kes te tahate lisaks lugeda Maria mõtetest ja koolitusel osaleda, siin samas all videoboksis on kõik informatsioon olemas.